Tere päevast, kallid vaatajad, kuulajad, fännisektor taas eetris oma 76. episoodiga. Mina jätkuvalt Matis ja minu kõrval jätkuvalt Kermo Murel. Kermo Murel. Või mis? Minu suurim rivaal siis, jah? Jah. Et kes on Eesti kuulsam Kermo? No, praegu duell käib vist. Ei ole ju. On teisi Kermose ka? Kuule, Kermo Mölder. No sa oled nii noor mees, sa ei tea, kes on Kermo Mölder. See on see, kes Diana Klaasiga nüüd jabi jälle. Siis on Gerdo ju. Gerdo on Gerdo. Gerdo Mölder. No kurat küll. No hommik vara ka. No vot, aga seltskonna uudised ka läbi käidud. Ja lähme siis jalgpalli juurde. Ja kui peab top 3 momenti valima, Kermo. Ma mõtlesin, kus suures selle peale eile õhtul väga pikalt, et kus küsimus täna tuleb, et mis ma välja toon. Ja kurat Atletico rikkus selle ära mõneks. Et ma hakkan lihtsalt öelda, et kõik Hispaani top 3 eksisid, on ju. Aga ei, eksisid ainult Barca Real kaotas Valenciale. Kus suures see Valencia oli täiesti kohutav ja need ikka võitsid Reali, mis on nagu päris huvitav, et siis veel tooks välja. Ongi see Barca Betis oli minu jaoks üllatus, et see viiki jäi. Hakkasid on Barca võitu, eriti kuna Iskat ei olnud. Ja kolmandaks võib-olla tooksin välja see, et nüüd on siis ju peaaegu ametlik see, et kumbki meie mees siis top 5 liigades ei mängi see aega vist suure tõenäosusega. No jah. Minu top 3 kuulub Interi kaotatud punktid Itaalias, mis oli ikka päris 2-0 edusisus lasta 2-2. 10 minutiga vist tehti. See on ikka fapa ja ohumärk enne meistrite liigat. Aga võib-olla just oli oma peale tagasi. Ega see ei pruugi halvasti mõjuda. Siis teiseks ma paneksin ka selle Real Madrid Valencia mängu. Et ja just nimelt Reali impotentsus tegelikult. Tegelikult tore see lõi peale, aga nagu... Arusviili oli vägev. Ei, aga minu meelest need löögikohad, mis saavutati, ei olnud piisavalt head, et Real oli suhteliselt impotentne minu meelest. Ja kolmandaks ma tooks midagi Inglismaalt. Tooks siis välja Liverpooli 3-2 kaotuse. See Liverpooli nagu, iga lagunesid seal kiiret. Et minu meelest kõik eksisid. Mul käis see ka peast läbi. Isegi Van Dijk tegi nagu halva mängu. No seal hea, selle Arsenali mängis Evertoni käismalt viiki, siis Liverpoolil oli võimalik ju see edu, põhimõtteliselt ära kinnustada see liiga tiitel. Arsenal oli punkt lähedale, tiitel on mängu. Arsenal oli hea lähema, nii et ja Arsenali sõber ka ütles, et oleks Arsenal veel võitnud selle Evertoni mänguna. Et jah, okei, ta on pigem leppinud sellega juba, on ju, aga Arteta ikkagi täielik ajupeer, mis ta tegi selles mängus minu väest. Aga eks vaatame hiljem, aga see Liverpooli kaotas Fulhamile minule, kui suur see jõutlats, sest et ma ikkagi tuttavatele ütlesin, et Epic Betis pange, et Fulham ei kaota seda mängu. Fulham on hea soos olnud, aga nagu... Ta oli kõikidele seal Chelsea'dele ja kõikidele... Jaa, aga see, kuidas see käis, minu meelest oli lihtsalt nagu Liverpooli kaitse tegi nii palju individuaalseid eksimusi. See mind üllatas. Et just nagu, mis see Liverpool kaotas, aga need individuaalsed eksimused, mida sellise tasemega mängijad nagu pigem nagu ei johiks teha. Aga lähme siis ongi kokku võetud meie top 3-d ja tänane siis pöörame kiirelt pilgu tagasi siis nädalavahetusele, mis toimus ja räägime siis rohkem natuke meistrite liigast. Ja võib-olla ka siis natuke ees olevatest mängudest. Aga ütleme nii, et koht, kus ma ei tea, mida Hispaania kohta seal öelda, et Real kaotas, Barcelona viigistas ja Atletico võitis Sevillas, just on raskelt. Ülemised ära, 3 parjus. Et Real jättis võimaluse kasutamata. Ja, aga nii ei saa öelda, et Real mängis ka enne ju Barcelona. Jah. Aga Real oli ka, ma ütlen impotent, et Mbappé lõi seal palju peale küll. Ja seal Valverde oli paarit meetrit, sama Arusviili oli julme. Esmalt penalti tõrje on ju, aga penalti Vinit kehva. Miks sa paned Vinitise penaltit lööma? Ju oli enesekindlust vaja süstida. Seal mu vanem oleb ka penaltit parem. Ju oli vaja enesekindlust süstida, pärast seda Atletico penaltit.
Sest et ta on ju eelmisel hooajal oli ka otsustav penaltid. Mitte 0-0 seisus, sa oled 1-0 ees, anna siis penalt Aga eelmisel hooajal Bayerni vastu pani sisse. Ta pani väga palju otsustav penaltid, pani Barca vastu pani karikafinaalis sisse. Et noh, see penalti Lotteri Allegri, noh. Et ja nüüd on 2 eksinud. Mina paneks seal lööma kas Mbappé. Ja nüüd ongi ma number 1. Või Valverde. Keegi see rammib lihtsalt asja. Valverdega, ma arvan, ei ise ka kuhu see palju minna. No jaa, aga läheb väravat ju reageeridagi. Ei, seda kindlasti. Palju võib-olla hetke klatis sees postis vastu väravat ja tema sisse vaata. Et no, ma ei tea, et pigem Mbappé, et selle võiks küll oma vahel. Aga jah, kaotas siis Real Madrid ka lisaminutite siis nii-öelda vasturünnakust, kus on juba ette mindud ja loodeti teha jätkuvalt Real Madridi ja siis nägid kui Valencia oli 2-1, siis Realil kohe kick-off klits tehti. Pandi pikk pall ette Rüdiger oli 1-1, suluseisu ei olnud ka ja lihtsalt Rüdigeri puude läks pikale ja Marsilli jõudis vastu ja siis lihtsalt Sakslani vastu väravat. Et tõesti Valencia nagu vist oli nii äksi täis pärast selle 2-1 väravat. Et kohe 10 sekundit hiljem oli Real Madrid 1-1, aga noh, ei olnud nende päev. Jah, aga see mäng toimus Real Madridi koduväljakul, et siis ikkagi Real oleks pidanud 3 punkti ära võtma. Ja ma pärast Hispaania meeldis ka veel vaadata, siis kõik rääkisidki, et tegelikult Real Madrid oleks pidanud selle mängu üldse 6-1 võitma, et see Valencia oli nii kehva, et sellist Valenciat ei võidetud. No Valencia oli kehva, aga Real ei olnud ise ka hea. Et ma ei tea, kas seda Diakabi oma äravad nägid. Sealt tõiti küll see Mbappé suluseis on ju, aga niisugust asja ei näe Rahvaliigas ka. No ikka, ma olen Rahvaliigas palju korda. Saad kõike näid, jah? Saad kõike näid. Ma olen juba nii vana kaotat. Kogenud mees, jah. Aga teine mäng toimus siis Kataloonias, kus siis Barcelona võõrus taas Real Betis, kes siis mängis ilma Iskota ja Barcelona nii-öelda tekitas võimalusi rohkem. No oli parem meeskond ennakul. Oli parem meeskond, vääris rohkemat kui 1-1 viik, on ju. Aga väravat tegi hea mängu. See mängu suutis kõige väga totrad asju. Näiteks see, kus kohtunik järsku jäi ette seal lõpus kiirrünnakule ja siis nii Betisi Barcelonat kogus pikali, siis see Rafinha oli ka täiesti närvis pärast mängu. Seal röökis nii omade peale kui ka äärekohtuniku peale, kõigi peale. Ja ta viimasel ongi närvis peale saab. Ma ei saagi aru, et ta on nagu täiesti ülekäinud ja oma aurat nii-öelda kaotamas, ja noh, me teame, et Paulo Torro on fair play, Ovind ka nii-öelda seal sees on ju, et nii võib see asi hästi pisera. Mitte fair play, fair play üks asjadest. PR. PR-koolid seal peab sees olema. Aga ei, no midagi Rafinhal põleb, et kuidagi mänguliselt on kehvemaks läinud. Eks noh, sa ei saa vormi kogu aeg tipus on ju õile kõrgel. Et Rafinha natukene on läbi panenud minu meelest. Viimasel ajal. No vot. Aga mina ikkagi keskenduks siin ikkagi Real Betisis vastupidavusele, et tulid ka väga hea vormi pealt, kas 5 või 6 liigavõitu all, nüüd lähed liiga liidri juurde võõrsil ja nagu liiga liider on parem tiim, siis tulid ikka punktiga tagasi. Et kui hea on see tegelikult nagu sellele meeskonna tunnetusele ja enesekindlusele, et mul on nagu Real Betis pärast hea meel ja ega nad seal top 4 enam nii väga maha jäägi. Ei noh, kui ees kaotad, aga Betis on üldse tubli olnud ju. Eelmine nädal võitsid Sevillat, linnarivali tervis on ju. Nüüd mängid Barca 1-1 tiik, pole üldse paha ju. Ja enne panid veel Real Madridi kotti seal mõni nädal tagasi. Nii, selle peale annab ehitada, jah. Aga kes siis uuesti vaikselt ehitama hakkab, on Atletico. Et rääkisime, et neil ikkagi rasked mängud selja taga, palju nii-öelda pettumust üle elatud. No see on jõhker, nagu mida Atletico võisid tunda viimane kuu aega. No nüüd mängivadki vabadusega. Ja võib-olla küll see annab midagi ju, aga see ei mängi enam põhjusel mitte millegi nimel. Et raske, mingil määral. Aga see mäng Sevillaga, Sevilla vääris rohkemat kui 0 punkti. Seal ikkagi Oblak tassis ja ise jäeti löömata ja siis võiduvera. Atletico üldse, ma ei tea, oli kehva, aga see ongi suurte meeskonna tunnus. Maalad väljas ka, on ju? Eks neil oli raske, aga siis lõpuks Pablo Barriose korralik individuaalne meisterlikkus selle võiduvara ära tõi 2-1 siis. Keegi jagas tribüünis, mitu liigatiitlit on Carlo Ancelotti võtnud 29 aastaga või? Ja see arv oli väike, on ju? Alla 10. Ma eeldan küll. See on mingi 8 või 9 tiitlit ja samal ajal, keda ta on juhendanud, seal alguses oli Parma, on ju, kes oli Milanid. Parma Juventus, siis oli äkki Milan, peale seda on Chelsea, PSG, Bayern. Evertoniga ja võita. Evertoniga, mõni mees võidab.
aga point on selles, et tegelikult ikkagi vähe tiitli, samal ajal kui sa paned kõrvale nagu Pep Guardiola, kes on nagu, kelle meeskonnad ongi stabiilselt head, aga see ongi, et nagu see Guardiola, see süsteemsus on 38 kokkuvõttes liigas või ta toob esile, et sa oled pidevalt hea, aga kui see ekstra seda on vaja nagu meistrite liigas on nagu Ancelotti, et see on improviseerima ja nagu oma mänguplaani muutma, et see nädalast ei mängi samamoodi niimoodi, vaid sa pead vastasele muutma, siis kui me paneme meistrite liiga tiitlit kõrvuti, siis Carlo on neid ikkagi vist rohkem kui Pepil juba. Ja aga see Carlo on see mis taktika keeles see Lotti ikka on, olgem ausad, et ju ta lihtsalt on nii siuke rahva inimene ja lihtsalt see on teistmoodi kevistri, mis seal on. Ja, nagu ütlesid teine, et aga mis see ootaks, millal Real juba parkab endale Xabi Alonso, et hakkaks Real ka lõpuks mingit taktikat mängima. Real pole kunagi olnud siukse sügava ainuke identiteet, mis Real Madridil on võitmine. Ei noh, DNA sees ja selle vastu ei saagi midagi olla. Aga lihtsalt sa vaatad, et see mäng on vahepeal nii kole, lihtsalt ainult pika palli peale lähevad ja siis see individuaalne meisterlikkus, mis on õnnestunud. Evertoni fännid nägid väga palju ilu. Siiamaani, no enam vist ei ole seda asja seal. Ei, nad vaatavad pikka palli, vaatavad, kui ilus. Vaatavad, kui me Everton mängib nagu Real Madrid ja õpetasime. Võib-olla tõesti. Pange see piiru ka tippu. Aga nii ta on. Mängisid oma vahel ka Villarreal, Athletic Bilbao 0-0 viiki. Et Bilbao hoiab ikka seal 4. kohas kinni, aga Real... Oli ka võimalus lähemale tulla jälle. Ja, aga Real Betis tuleb ikka maru hea tempoga järgi. Eriti peale Antoni toomist. Antoni, kus oli Partsa vastu ka päris hea. Mängu mees, ne? Ei, sotsiaalmees jälle oli juures. Jamal ja Antoni koos väljakord olid. Et see mees saab siukest taipi seal ja ongi teha. Äkki Antoni Barcelonasse suele? Ei, no rahu. Las ta esialgu seal Betises kannab ikkagi. Et aga lihtsalt ongi, et United mängib City'ga viiki. Antoni pole, Antoni oleks olnud, äkki oleks võitnud. Antoni mängib Betisiga Partsa vastu 1-1 viik. See on näitaja. Poleks näete, et oleks võitnud. See oleks kaotud. Ei tea. Spekuleerida niimoodi ei saa. Aga... Ei, muidugi, ei, lihtsalt pull. Karl Heina praegune siis klubi, kus ta ainul viibib. Ei taha teada. Sai ketuka. 4-0 vist. Tahvelt. Punane ka. Juba see meeskonna riietusruumis vist tujud head ei ole. Ärme rohkem räägi selle. Ja ma arvan, et Hein juba mõtleb ka, et tahaks kusti. Arsenali treening väljakutel ole. Äkki see liine variant on, et ta lõpetab ära üldse praegu ja läheb tagasi Londoni on ju. Aga ju siis äkki nad näevad, et seal Hispaanias on võimalik terveks nagu kiiremini ravida ja võib-olla saab isegi paar mängu veel alla. Kui seda tegelikult, ma arvan, pikas perspektiivis vaja isegi ei ole. Aga sa ei saa mängu peale niimoodi öelda, et ära mängi rohkem, et puhke jalga. Ei taha, et sa mängiksid. Ja et see 2 mängu siin lõpus ei ole vaja. Siis mul on nii kahju, siiralt kahju, et see Metropolitano jääb tal tegemata on ju. Et see vist nüüd tuleb siin. Sellest on kahju. No Diego Costale kunagi anti, kes oli 2016 finaal, anti ennem seda mingi hobuse plasmat. 2014 jah, oli küll jah. 10 minutit või? Ja see oli veel ajalaatu, kui 3 vahetust sai teha. Aga ta oli nii tähtis vaata. Ja siis 10 minutit vist pead vastu. Oli 15, aga jah. See oli kahju. Karl hakkab, kui sa meid kuulad, küsi ka, et tahtke hobuse platsentat või mis see on? Ei, sa paned kõik seda hobuse soekreemi. Ei, no see ei ole ka päris sama. Päris see ei ole. Aga näitas 15 minutit. No vaata, et kui kunagi oli Kiievi Dünamo, kes võimsalt mängis ja pressis ja seal 90 keskel, seal 98 pani Camp Noul, mängis Barcelonaga ja ma mäletan, kas Kiievits või Camp Noul, aga võitsid 3-0 Barcelonat. Oli isegi 4 või? Ja lihtsalt olid täiega üle. Ja Lobanovski, kes oli ikkagi siukse ka kõrge pressingu siuke isa nagu Nõukogude Liidus jalgpalli mõttes ja kogu selle Kiievi Dünamo kuldsaja arhitekt. Tema öeldi ka, et mis fish ettevalmistus on nagu, et poisid nii kiiresti jooksevad ja nii kaua vastu päevad, siis öelda, et sellel on võib-olla rohkem pistmist Kiievi ülikooli keemiaosakonnaga kui treeningväljakutega. Et doping on paha, seda ma kindlasti ei soovita. Aga ma arvan, et tipi jalgpallis küll, et nagu Gary Neville ütles, vaatasime neid itaallasi küll, see 98 niimoodi mängisime, et ära ei väsi ja kogu aeg on terved ja siis käid mööda ja vaatad, et nad süstivad mingid asju. Et ma arvan, et piiri peal teadus. Aga see, ma arvan, see Diego Costa 2014 juhtum oli ka, et
Kas see ei ole mingi eksperimentaalvärk, mis temaga põhimõtteliselt tehti nagu? No ju ta teeniks kõik mida, et nagu mängi nagu rimbi saada, mis ei ole ka õige. Nii et Karl Jakob Ravi terveks, ära munesse, koondisest oled number 1 ja järgmine aasta juba Werder Bremenit Bundesligas. Meil on soov. Selge, aga no see ongi, et sama oli ju, kui mängisid Realiga on finaalis, siis ju samamoodi oli ka Ronaldo, kes oli juba täiesti sant juba seal ja enne mängu ka seal Peeres, video igal pool üleval, et küsisid, et kas ikka mängid, saad mängida, et mängid kindlasti ju. Siis ütleb, et Ronaldo teab mängis ühe jalaga, et panevadki kas või kõik võimaliku selle teaduse ja eks selle sinna maksimum, et nad saaksid mängida mängud ära. Et isegi kui aga need ongi need klubide top-mängijad, et jah, sa ei hakka ju riskima mingi mehega. Ja seal on kõik, kui palju keegi vastu peab, mitme valuvägistava süsti pealt sa mängima lähed, ja kui palju sa sul asju süvend. Ma arvan, me ei kujuta ettegi, kui täpiliselt ei olnud need tagumikad seal. Oot, aga liigume siis ära Premier League'i, kus siis šokeerida asju juhtus. Mis oli kõige šokeerivam? Mulle meeldis Palace'i mäng. Okay. Palace Brighton, 3 punas kaarti viimase 10 minuti jooksul, et 2 Palace'ile, 1 Brightonile. Ta ei raha eest. Ei, no see oli äge, Anthony Taylor kõik pullvend, et see mees nagu ei kohku millegi ees. Arsenal mängis viiki, Manchester klubid mängisid viiki, Liverpool kaotas, Tottenham. Võitis just ju. Jah. Southampton. Brennan Jones oli 2. Southampton, Juju Frey. No jah, ütleme nii, et kahju on sellest. Nii, et Toodi Juric päästma, aga näed ei mõnestus. Jaa, aga seal on ka see, et keegi ütles hästi, kus ma seda kuulsin, et sa tood nagu nii-öelda tiimi Championship'is Premmi, saab poole õue pealt säkki nagu vaata ja kuud töökohta otsima. Et tegelikult sul on võib-olla Champa klubil ongi parem mitte Premmi tõsta, olla seal Champas mingi seal 5-6 vaata ja ehitada tiimi, kui tõuseb Premmi ja saad säkki nagu enam. Ja see tõenäosus, et sa nagu Premmi püsima jääd on hästi väike. Me näeme, et taas on 3 meeskonna ikkagi alla kukkumas. Ipswich kaotas ju Wolvesile, mis oli 6 punkti mäng ja Leicesteril on nagu on, et kahjuks need kõik 3 kukud alla, et Leicesteril oleks nii palju aidanud, kui Maresca oleks sinna jäänud. Kas oleks aidanud? Ma arvan küll. Nagu nii mõnedki Chelsea fännid ütlevad, siis Maresca Chelsea hooaeg näitab sama, mida näitas tema hooaeg Leicesteris Champas. Too esimese poole teeb võimsa, aga teiseks pooleks nagu... Pidasid lõpuni vastu. Ei no jaa, aga nagu polnud enam seda sama käiku, et see lõpp on kannatamine, samamoodi nagu Chelsea hooaega. Alguses panevad vinget ja siis lõpp on kannatamine. Aga et tippklubi peab olema ikkagi niimoodi, et alguses kannatadaga võtab punktid ära ja siis kevadel oled tippvormis nagu vaata. Ja nagu suurte klubi tundus. Et eks ta nii ole. Ja oleme ju korduvalt ka rääkinud sellest, kuidas see nii-öelda üles tulemine on raske ja et klubid valivad finantsiliselt teise tee. Et nad pigem ei Premmi tulles, kuna sa võid alla langeda, et see nagu nii väga oma seda nii-öelda raha sinna alla nagu ei matta. Et viimane, kes pani kõvasti oligi Nottingham Forest, kes praegu Euroopa kohtadele seal mängib rõõmsalt. Ja neil on teine asi, et Euroopas pead registreerima klubist treenised mängijaid ka. Ja neil on neid puudu. Ja need mõtlen selle Brennan Johnsoni on minnud Tottenhami maha. Nüüd hakkama võib-olla mõtlema, et keda tagasi tuua. Ja, et saaks selle nii-öelda koodi täis. Seal, kas sa võiks kaotsid Aston Villa nüüd, et Villa kodus pani ka päris hästi, et korralik soojendusmäng on Champions League 4. Aga Inglismaal esimene minut on otsustatud, 3 väljalanget on otsustatud, et kõige lahedam on kvartalid, kes siis Champions League pääsevad, et üleüldse eurokohtadele seal. Et see ongi hetkel Inglismaal ainuke jäänud, kui 8 mängu jäänud järgi. 7 või 8. Kuhu lõpetab kõrgemal, kas Tottenham või Manchester United? Ausalt ei huvita ka. Päris koot on mõne hooaega olnud. Tottenham on ju võitis Southamptonit. Saab hea emotsiooni, United mängis City korrus Viking 0-0. Saavad ka mingil määral hea emotsiooni, ma arvan, et vaatame siis. Olgu. Aga kui Epipets pead panuse tegema, kellele paned? Unitedile. Selge. Mina oma teed püüdin. Ja mulle veidi kumbki klubi. Mina pesen oma käed ennast puhtaks. Nii. Mõlemad -30 punkti ja alla. Õige. Aga lähme siis Euroopa kõige põnevama seisuga liiga juurde, kus absoluutselt kõik on täiesti lahtine tipus.
Inter viskas nädalavahetusel punkte maha. Napoli mängib täna õhtul, ehk siis esmaspäeva õhtul. Hooaja lõpp läheneb, tiitlimäng terav. Igal pool on äge seal. Napoli pole Euroopas, Inter on Euroopas ka Bayerni vastu. Atalanta tuleb selge ees vastu altpoolt tulijatele. Atalanta läbi ja et ikka lahti näil. Jaa, et Atalanta mängis nädalavahetusel Laassioga. Mängu otsustas ära siis rootslane, mis ta nii Isaksen. Isakson, mis ta oli. Aga jah, pikk pall ette ja Atalanta mähkis ära ja sai söötu, kassi sisse, lükkas sisse ära. Et mõtlen see Itaalia liiga pakub palju sellist huvitavat, et mängis ka ju Rooma ja Juventus omavahel nädalavahetusel. 1-1 viik, jah. 1-1 viik ja kirgi oli tuld oli, et Vlahovic alustas ja. Ja nii nagu arvata oli, et kuidas midagi hakkab. No jah, aga nüüd ongi see, et seda mängu, kuna Rooma ja Juventus mõlemad otsivad uut treenerit. Tudoril on leping kohe lõpuni. Roomal siis Ranieri lõpetab üldse treeneri karjääri. Ja Roomal on suht teada ka vist, räägitakse, kes see pädev juba on. Sest ei ole avalikustatud. Me ei tea. Aga seal on ju olnud, et pressikonverentsis pidevalt küsivad, et kas see uus peatreener juba annab sulle uut infot, siis Ranieri annab ja. Ei no Ranieri võib paski ka jääda. Ei, et see on nagu Roomast nagu teada, et Ranieri siis nagu lihtsalt ütleb, et tal antakse infot. Aga see ongi nagu jama. Aga mäng oli vaatamas Erik Ten Haag. Ja seda ma nägin. Päris huvitav, et mis arv kumba ette otsa kuulub? Pigem Rooma, ma arvan. Arvad Rooma? Et kui Roomas mängid selle pärast see? Ei. Ma arvan, et kui ma vaatan seda, mis Juventus ümber toimub, on ju. No üks United Games juba on seal Roomas olnud, nii et mine sa tea. Jah, ja kui sa vaatad Rooma juhtkonna, see on väga palju inimesi, kes on Inglismaal töötanud. See võib päris asja olla küll. Aga kui vaatan Juventus, ma ise arvan, võib-olla Juventus ikkagi läheb mingisuguse konta järgi ikkagi. Tead, kes oleks äge? Zidane oleks äge. Ka ikkagi Juve endine mees. No ma arvan, et tal on see nii kindel siht ees, et Prantsusmaa koondis on kõik. Jah, eks ta vist töötab ka rohkem nii-öelda nagu hobi korras, et kui tahab. See üli äge ju tegelikult. Teed selle mõttes tahad ilus. Juhendad 3 aastat Real Madridi, Champions League iga aasta kotis, võtad väikse vaheaasta, et Real läheb kehvasti, okei, ma toon 4. moodast välja, võidame liiga, lähen jälle puhkan veits. The Champsil ka aeg läbi, väga hea. Prantsusmaa koondis MM tulevad värgid. Äge ju, kui saad teha selle, mida tahad. Aga eks ta nendele nimega teinud. Jah. Aga Itaalias veel rääkides, siis Milan mängis ka nädalavahetusel. Tegis comeback, jah? Jah, et Milan oli ka ikkagi selle treeneri. Itaalia kompott tundub üldse kõige huvitav, kui mõtled ka järgmist hooaega. Aga mis siis saab, kui Conte lähebki Juventusesse, siis on ju Napoli uut treenerit vaja. No ma ei usu, et Conte läheb. Rooma ja Juventus otsivad võib-olla treenerid, kui Conte läheb ära, siis ka Napoli, Milan tõenäoliselt. Arvad, et Conte on selline douchebag, kes läheks Napolist Juvesse? Kohe järgmine hooaeg. No ta on ise Juventuse legend, ta on ise Juventusega võtnud selle esimesed 2 või 3. Läks tülli, siis tema soov ei täidetud. Et kes teab, et ma arvan, Napoli presidendiga on ka kerge tülli minna. Ei see. Too mulle siia kohe keskväljale, ma tahan siia Tsomenit, Kabavingat ja ma tahan tippu Mbappéd ja kui ma ei saa, ma olen ära. Ja nii ongi, jah. Saksamaa on rääkimata. Mis Saksamaal toimus? Ma ütlen ausalt, ma ei ole Saksamaal enam nii uuristada. Ei ole, vaata. Natukene südatilgub Ferdi jätkuvalt ja hetkel on nii. Okei, mina ka Saksamaal ei vaadanud. Lepime siis sellega. Kahjuks juhtus aga tragöödia Prantsusmaal, kus siis Paris Saint-Germain. Jah, või mina armastan öelda äkki PSG. Kuidas õlikuningad kindlustasid endale tiitli. Pika puuga. See, et Prantsusmaal PSG selline ülevõim on
mulle ei meeldi, see kahjustab kogu Prantsuse jalgpallipüramiidi, kogu Prantsuse jalgpalli. Aga madalamatele võtad on ju seis vahva. Ei, see on põnev, aga nagu see, et sul pole see tiitlihuvi, see lööb seda liigat ka ikkagi vaata. Ja ma arvan, et kui nad hakkavad oma teleõigusi viima, siis et sul pole seal mingit põnevat, siis tegelikult on ju absurdne, et demograafia paneb mingil määral paika ikkagi, ütleme Euroopa suurimad nagu majandused on ju tegelikult Saksamaa, Prantsusmaa. Kui me räägime jalgpallist, siis Euroopa suurimad jalgpalliliigad on Premier League ja La Liga. Siis tuleb Bundesliga, siis tuleb Serie A, siis tuleb Prantsuse liiga. Prantsusmaa demograafiliselt nagu peaks olema kõrgemal, jalgpallikultuur on ka täitsa olemas. Aga miks ei tule järgi nagu? Kus sa müüd neid teleõigusi? Ei müügi, No, miks sa ei müü? Et see ometigi ju nii suur Katari need poisid lubasid ka ju ilget raha sinna maksta. Aga siis mingi aeg tuli oli, et kuule, et tegelikult ikkagi me ei saa maksta. Ja siis oli umbes see sattus ohtu, kas Prantsuse klubid üldse saavad, nad olid eelarves juba arvestanud nende telerahadega, aga siis tuli palju väiksem. Et kui me vaatame seda, et Louis Hendrikil on hea ressurss kasutada, ta on nagu kindlasti hea treener, ta on sellise rusika vormistanud tegelikult, et õudne. Et siis mul oli see kahju, et teist tugevat tiimi pole. Ja kui me vaatame Hispaaniat, seal on ka ütleme 2 suurt klubi. Ütleme 9% on Noa kindel, et 11 tuleb tiitli. Ja ütleme nii, et Real Madridil on vaja Barcelonat, aga Barcelona vaja Real Madridi. Et kui sa üksi seal hakkad võitma, siis kaob kogu see müük või kogu see melu ära. Et mis nüüd nagu oleme Glasgow Celtic võidame siin 10 tiitli järjest. See oli ka Itaalia probleem pikka aega, kui Juventus ainult võitis. Et nagu mis toimub? Nagu Milano suurklubid ei saa vastu, et kuidas see võib nagu vaadata mulle. Ja et sul vaja seda intriigi. Prem pakub praegu väga head intriigi. See, et sa müüd rahvusvahelisi teleõigusi, kogu maailm räägib inglise keeles, see aitabki kaasa seda, et Bournemouth ostab kaatsa Milani eest mängijad ära. Ja Barcelonas hakkama ei saa, siis lähebki mängima kuskile Everton. See on üldse ongi kannatanud kõik see, et ju eurosarjades ebanestuvad, siis koefitsient langeb. Nad üldse vahepeal olid top 5 klubidest väljas, top 5 liigadest valdest. Olid ju väljas, Portugal võttis selle koha enda vahepeal just oli. Et mis on ju täiesti kohutav nende jaoks. Portugal, mis elab ka ikkagi nagu mõne suure klubina ajal. Seal on nagu Benfica, Sporting, Porto, siis tuleb Praga ja siis on juba see, et nagu meie mõttes ikka head, aga nagu selles suhtes, et nagu No päris Rio Ave ei ole see meeskond, kes oli. Või Maritimo. Et nii see kahjuks on. Aga viimase 30 aasta jooksul mitu erinevat klubi on võitud meistrite liiga? Selline mäluline küsimus. Viimase 30 aasta jooksul mitu... Lähme 20 aasta jooksul. Mitu klubi või? Erinevat klubi? Erinevat klubi. Real, Liverpool, Barca, United, City, Chelsea, Bayern. 6 klubi. Oot. Veel on ju. Kes? Liverpool ütse või? Jah. Real, Liverpool. Nii, Real Barcelona. Real Barcelona, Liverpool. City, Chelsea, Bayern, Inter. Ja Milan ka? Jah. Veel on keegi? Kes? Ei ole? Vist ei ole, jah. Et mingis mõttes 2004, kui Porto veel võitis, see teatud ajastu lõpp. Et kui varasemalt oli võimalik vaata, et sul võitjad oli seal PSV-d ja Staarid ja Bukarestid. Ajaks, jah. Ja nii, et siis oli ju, kas süsteem oli teine, et sul oli ikkagi nagu võitjad turniir enamjaolt. Et sul oligi iga riigi võitjad ja see andis võimaluse, kui sul oligi hea sats ajaks, siis PSV ja koolkond panid ära. Läksult alguses toimus ka see Bosmani reegli jõustumine, et mängijad said tasuta liikuda. Hakati siis juurde tegema ka nii-öelda suurte liigade klubidele veel kohti. Ja ka raha hakkas siis nende vahel rohkem tiirlema, et nemad olid seal rohkem, said paremad mängijaid. Ehk siis nagu tegelikult
kinnistusse klubide ring, kes on nagu võitjad. Ja väljaspool seda ringi on nagu väga raske juba nagu nende võitjaks tulla. Et sul ongi põhimõtteliselt enne hooaja algust sa võid panna enam-vähem 20 klubi, kellel on tegelikult reaalne võimekus finaali jõuda. Või üle peavad nagu mingi mega eneseületuse tegema, loosiga joppama, ma ei tea. Meil peab olema 3 messid korraga koos enam-vähem. Või sul peab olema nagu siuke kuidas öelda. See ajaks ju aega. Et nagu kõik nagu ühel hetkel tuleb kokku, et sul on nagu noored talendid, et sul on kogenud mängijad ja sul on õnne ja siuke meeskonna keemia ka nagu. Ja huvitav on see, et kas see mingis mõttes ikkagi ka nagu hakkab meistrite liiga huvi tapma? Ei hakka. Arnud? Ei hakka. Okay. Aga ma küsin nii, et kas see ring võib suurenda see aeg? Kas Dortmund võidab tiitli või? Dortmund, Aston Villa või Berger? Mõtled mul nagu PSG... Või Arsenal, vabandust, Arsenal. PSG on neist kõige tõenäolisem. Ei, kindlasti, muidugi. Aga ma arvan, et ikkagi ei. PSG ei võida Champions League aega. Jah. Seda ütles Matis siin tänast. Jah. Okay. Sul liiga palju häid tiime veel nagu. Okei. Siis on nii. Et homme õhtul ehk siis teisipäeval tulevaks esimese meistriliiga mängud. Ja kõigepealt siis mängivad Arsenal ja Real Madrid. Ma ei hakka Kermot küsima, kelle poolt on. Aga mis sa eeldad selleks mängust? Võitu ja ainult võitu. Ja ma ei tea, Emirates'il kindlasti saab raske olema ju. Arsenal see nädalavahetusel kõva paugu. Ma lihtsalt mõtlen jah, et sa mängid Evertoni viiki ja siis järgmine mäng on Real Madridiga lihtsalt. Et see on, Gabriel on vigastud. See on Arsenali väga suur löök. Väga suur tagasilöök. Ja siis sul asemel on Jakob Kiviarve. Pape Jakob Kiviarve. Kui sa mängid jalgpalli ja vahetama brasiillase poolaka vastu, siis üldiselt see pole hea enne. See hea ei teota, jah. Aga see vist on niisugune ka, et Ben White on ju tagasi, siis on ju Saka on loomulikult tagasi, Ödegaard kindlasti mängib see kord, on ju. Et tegelikult ju satsi on, et see Arteta võis rääkida, et isegi Rice'i võib ju vajadusel keskkaitsesse panna, nagu ta meie Riinat tippu pannud on ju. Et kes tal on siis seal White, Timber on ju. Saliba otse loomulikult. Aga et kas see nii jah? Kui see on Jakob Kiviar, siis ma teen nii. Kas Calafiori saab terveks? Ei saa, vist ei saa. Tundnud see on. Aga kui Kiviar, siis on läbi. Ma tahaks arvata. Mitte, et see kõik sõltub ühest mehest on ju. Aga see mõttes ma olen nii või naa Realis just veendunud, et nad see lähevad. Oled, olgu. Sina? Ma mõtlen paar nädalt tagasi veel sul oli natuke seda. Ei, Gabrieli vigastus nagu muudab päris palju. Muidugi. See ohtlikkus seal rindes on ju. Aga just need standardid. Et Saka ka oma standarditega tagasi on ju. Ja nüüd Kiviari pole. Aga ma arvan, et Kiviari Gabrieli pole nagu. Ei ole ka ju. Aga ma näen, et Arsenal võib nagu nad peaksid Reali suretama. Sest vaata, Real on siuke pressiv tiim. Lihtsalt sa lähedki seda palli hoidma ja söötma. Aga Realil täitsa soovib sa saad aru. No jaa, kes nad seisavad, ajavadki palli taga nagu vaata. Realil see asi soovib. No jaa. Me hakkame üks mängupilti vara tegema. Arsenal on palliga, Real taga kannatab nii-öelda paar kiiret palli ette ja kontrad ja ongi pidu läbi võib-olla. Aga Arsenal peab kahtamata selle kindlasti Emiratesi võitma, kui ta veel saada. Kas see on huvitav, et sul on Parti Jorginho on mõned terved, on ju? Parti oli pingi peal vist, aga ta on terve. Et nagu kas sa alustab Partiga või Jorginhoga? Parti jõuab sul vähemalt kellegi võidu joosta, aga samas Jorginho jõuab sul palli, ta leiab neid vertikaalseid sööte. Seda Declan Rice mängib nii või na? Ei, muidugi. Seal Arteta on mõte ainult kui palju, kas ta üle ei mõtle, et... No, ma ei tea. Reali selles juba viskad nagu paika enam või ära visata, on ju? Jah, et Courtois ka nüüd terve ja... Sa tead, et Enrique ei alusta seda mängu? No me teame, et see kuldne nelik on ju väljakul. Saame ju kuulda ka, mis trahvid Real sai.
Eesti meediamälest olid need pseudo-trahvid üldse. On ja seal on. No aga sa ei anna ju mängukeeldu. Ei ole, aga Valverde alustab, on ju. Ja kus ta alustab? Kas ta alustab äärekaitses? Kas ta keskel? Et see on küsimus. Mina kusjuures arvan, et äärekaitses. Ma tahaks väga loota. Et Domenico Mavinga Bellingham. Ja võiks seal olla keskel. Mõtled, keegi mängukeelu ei saanud räägida? Keegi. Ja Rüdiger Asensio võiks olla siis keskel, on ju. Või Modric ei saanud. Ja siis parem osakul võiks räägida, et David Alaba võib alustada osakaitses. Et see on natukene, ma ei tea. Aga siis ma arvan, et see võib pigem siis tähendada seda nii-öelda, et ründerfaasis nii-öelda jääb taha 3 ja Valverde saab siis nii-öelda nagu keskvälja minna ja Bellingham teeb tavaliselt. Et seal on see, et Mendi on vigane, Fran Garcia on selgelt ründav mees ja kui ma vinga, nagu me oleme näinud, siis ei, et enam vasakusse väga ei tahaks panna. Et Alaba on ju saanud koonses hakkama, igal pool vasakuitses hakkama, Bayernis ja real edasi. No vaatame, ei ta sulus, et ta on ka just vigastusest tulnud ja. Jah, tal ju üks mäng 2 oma väravad tuli, et siin. Tegel juhtub. Ikka juhtub. Nii, Bayern Inter. See ongi nii karm, miks need mängud samal ajal. See ei ole reaalne, jah. Ma tahaks neid mõlemaid näha nagu. Pane mingi PSG mäng, sa mind juvita nagu vaata. See oleks päris hea on, aga 2 sellist rasvast. Bayern Inter. No mina olen öeldud, et edasi läheb Inter, on ju. Et Musiala ka just väljas. Jah, peaks olema küll. Et ma ei näe, et sealt... Mina ise olen ka pigem Interit. Et Viini sealt edasi... Inzaghi on... Kui siin mäng on? Saksamaal vist, jah? Esimene on Saksamaal, jah. No siis Inter on eelis ka veel peale kauba. Inzaghi on natuke kogenum treener. Ma ei ole kompanis treenerina nii veendunud. Tore, et ta pani Championshipis suure eelarvega Burnley keerutama. Seda on just jah korrutanud, see on päris palju. Aga see ei määra ära tema treeneri kvaliteeti veel. Interil on sissetöötatud süsteem nagu mitu aastat koos mänginud. Ma ei tea, et Interi välja... Ma tõesti, ma tean... Mitte selle Bayerni vastu, ma ei tea. Ma tean, meil on neid Bayerni... Game peab 7 lööma nagu. Ma tean, et meil on neid Bayerni vaatajaid ja neid on päris palju Eestis neid Bayerni fänne, aga mitte, et mul mingi viha oleks, ma natuke olen ka. Aga Thomas Müller on ju temal viimane aeg, et oleks väga ilus kõik see värk seal, aga ma lihtsalt praegu ei näe kuidagi, et Inter kaotaks. Ma just ei näe, et mina... Oma sendid Epicbetis paneks siin Interi peale. Mida on Müncheni Bayernil panna vastu Henrik Mikitarianile? Ei, seda on. Aga kas oma Mount Epicusse ehitad sisse Interi võidu? Selles mul on juba tiget Epicust tehtud, kui selles lähevad. Nii. Kas ma juba rutut on teisest ka ette? No ära sest ette. Ega see Real ja Inter on mul seal sees. Ja 2 järgmist edasipärast on ka seal sees. Okei. No mina väga, et ma näen, et Inter läheb sellest paarist edasi, aga see esimene mäng tuleb kindlasti tasavägina. No Alliansil eeldaks, et Bayern võidab isegi. No ma isegi seda nii väga ei eeldaks. Et Inter paneb nii kaitselukku 0-0, 1-0 vidavad. Ei teevadki mängid ka aega, iga välja 30 sekundit nagu vaata ja esimest minutist juba. Asja itaalaslikult nagu vaata. Ja siis Giuseppe Meatsal. Panevad siuksed turri käima. Paned niimoodi, paned 4 minutil 1-0 ära, siis paned täielikult Catenacciot. Jah, võib olla tõesti. Ja siis Itaalias läheb kogu, kui need ilus jalgpalli. Vägev, kui sõitsime üle sellest. Ei, aga no eks... Ma arvan, Bayern, mingi üllatus juhtub. Bayern võidab 3-1. Mina ütleks 1-1. Aga ma ikkagi ütlen, et Inter läheb edasi, aga Bayern on siin nagu 2 võitmana. Kui ta edasi saada. Nii, BG Aston Villa. 2 giganti. Giganti, 1 ju Aston Villa. Ei, õigus. Ainult 11 on midagi Euroopas võitnud. Üks on liigameister, teine on Eurosarjas midagi teine. Ma mäletan aega, mul ei olnud PSG vastu veel mitte midagi. Aega, kui Pedro Pauleta mängis ja Jeremy Rotten ja... Siis kui oli sats. Kui oli päris halb pall veel nagu vaata. Ja see Henri mängis ka nooruses seal või? Ei, Henri mängis Monacos. Monacos, jah. Aga no, siin ma lähen selles suunas, et nagu ma tahan, et Aston Villa läks edasi. Mõtlen, et PSG on õhkõrm favoriit. Õhkõrm on ikka väga hästi öeldud. Selge favoriit on PSG. Kuule hüppab homme. Lõpeta ära.
BSG oled need, kus nad mängid seal. Ma olen ju ainult neid takka kiitnud siin terve see hooaeg, et see, mida Hendrik on teinud, see on nii vägev. Ma saan aru, et sul on mingi Katari sponsor leping õhus, on ju. BSG on parim TV-VR, mida ma näinud olen, aga Aston Villa. No ma ei tea, koduväljakul Aston Villa, no. Ja mul väga mõtliks, kui Villa seal üllatuse teeks. Sest siis oleks poolfinaal. Ma tahan seda. Siis oleks poolfinaal Aston Villa Real Madrid. See oleks ka äge. Aga ma ei näe kuidagi, et Villa edasi läheb siit Pariisit. Võib-olla teevad mingi üllatuskoori on ju, aga koorduskohtumine Pariisis ma ei näe, et BSG on. No, okay. Ja viimane paar? Barcelona Dortmund. Nii. Küsimus sinu oleks? Minu jaoks läheb Barcelona edasi. No, ma ei tea. Aga paar on tegelikult vahva on ju. Ma tahan ilusid lugusid, ma tahan ikkagi Dortmundi edasi minekut. Ei, ma saan aru, et sa tahad, aga me räägime hetkel Euroopast ühest parimast meeskonnast. Dortmundist. Okay. No Barcelonas on nii, kuigi nüüd väike ju tagasi lõkk on ju see Betisi mäng. No see pole ikkagi suur, aga ütleme jah, nad on kindlalt suured favoriidid. Aga mis on õhus on vist see, et kui nüüd Ter Stegen tuleb tagasi, siis nad vist peavad... Šešni maha registreerida. Kas see on aus? Jah. Ma ise kusjuures tulin ka selle peale, et see on aus. Sul on Ter Stegen, kes ongi number 1. Samamoodi tegi ju Real Madrid eelmine hooaeg ju Luudin Courtois'ga. Et Luudin terve hooaeg peab tassi on ju. Aga kui sul on selline värav nagu Courtois, kes on maailma üks parimaid, siis sa paned tema ära lihtsalt. Ja täiesti teenitud, ta finaalis tassis seal ja ehk siis, aga lihtsalt see võib jah nii nagu valesti. Loodame, et hävitab Barcelona sisekliima. Ja ma arvan, Šešni ja Rahul läheb teeb paar tobisel riies. Ei, ma arvan, et Šešnil ei ole sellest isegi lõpuks midagi nagu, et tal on kamma 2. Aga lihtsalt see nagu, kas ta on ilus? Ei vahet ei ole. Aga Barcelona on favoriit, aga ma ütlen ausalt, et no ma näen võimalust, et Dortmund neid päriselt ammustab. Näed jah? Päriselt? Mina ei näe. Okay. No mul veel usku on ikkagi, et mingi jalgpalli romantika. Ei, lihtsalt Barcelona ka ju vinge ju. Vestfaale staadionil rahvast tuleb kaasa ja kütab nii üles selle, et teeb siukseks nagu... Jah, korduskohtumine on Saksamaal ju. Et nagu, kui sa saad ühe väravase kaotusega Barcelonast tulema nagu, 2 läheb raskeks. 1 on ikka väga hästi, jah. No on, aga võtta, sa peadki bussi parkima ja sul peab vedama nagu vaata. Kindel on see, et nagu sa Barcelonaga, sa ei lähe jooksma sinna nii, et hakkame nüüd hullult domineerima ja proovime. Jaa, aga minu arust kindel see ka, et Barca nulli peale ei jää. No jaa, aga... Kui ei löö Jamal, lööb Rafinha ja kui lööb Rafinha, lööb Lewandowski, et seal käike nii palju ja Pedri. Lewandowski lööb omale. Kas sa teed Pedri või? See on ulme. Nad lihtsalt ei saa selle Pedri palli ära esiteks, ta teeb üksinda selle töö ära. Noh, korkidega põlve ja... Rahu. Ma siin valmista rahvaliga hooaeg. Sul on see rahvaliga mentaliteet. Aga räägis oma Mount Epicust, kelle peale sa üles heitsid. Nii ongi, et Real, Barca, PSG. Mis see Mount Epic on? No, et hakkad jällest üles mäges minema. Iga päev uus panus. Alustan 10-kast ja lähen lõpuni välja. Esimene ongi siis Barca, Real, PSG, Inter. Okei. Palju seal Mount Epicuga loosiga võita võib? Kokku on, no need üüratud rahasi, ma ei tea nii suuri numbrid, et lihtsalt proovige ja vist Eestis üks jõudis 5. päevani vist ja siis pani kõik hakkama, et seal tean isegi, et Ivan vist oli väga häid soovitusi jäänud, aga härra soovitas ikkagi minna omad, et mis ei ole ka muidugi vale, aga need läks nulli, et tegijal ikka juhtub, et vaid sina peal. Kui mina Epic Beti konfitsete vaatasin, siis no ma ei tea. Sina pääsi Villa, Dortmund, Arsenal. Ei, aga minu meelest Villa ja Dortmund on alahinnatud. Ei, võib-olla tõesti. Ja eriti just, et tasub vaadata nagu mängupäeva alguses, et siis hakkab nii-öelda nagu koosseisud tulema. Konfitsente mõjutab ka ju raha liikumine. Et nagu just väärtusloome on ju. Ja ma arvan, et Dortmundil ja Villal on tegelikult saanud. Et pole midagi, eriti Villal, kes on väga kogenud play-off treeneri nagu käe all mängib. Või tõenäoliselt mul ei ole selle vastu midagi. Aga mis sa soovitad rahvale, et teisipäeval, mis mängu vaadata? Sõltub, mida tahad. Aga ma arvan, et huvitavam mäng, mida vaadata, on Bayern Inter. Tempakam, ma arvan. Okay. Ja kolmapäeval? Kolmapäev PSG Villa.
sina vaatad BSG Villat siis, jah? Ma ei tea veel, mida ma vaatan. Mul on kodus mitmed kraali, ma arvan, et ma kasutan seda varianti. Mis mängus häälega vaatad? See, mida mina kommenteerin, jah? Ma arvan, ma ei tea veel, pole ära otsustanud. Põnev on. Võib-olla vaatan üldse esimest stuudiot häälega. Ja hakkavad veel. Aga järgmine nädalavahetus on veel ees siis Der Klassikeer, Dortmund ja Bayern mängivad oma vahel, olgem ausad. Bayerni jaoks tiitel ikkagi suhteliselt käeulatus. Aga mõtleme siis jõhker värk, sa mängid Champions League'i, siis sul tuleb suur Saksa derbi ja siis sa paned veel Champions League otsa ka. Elu, saab palka sellest. Hakkab jälle sama. Mina ei too välja, et täna käisin palga eest tööle, homme lähen ka palga eest tööle. Aga tööpäevad on erinevad ju. No minul on raskemad tõesti. Aga lisaks on veel nädalavahetusel siis igavese linna derbi ehk siis Rooma derbi. Rooma ja Lazio mängivad pühapäeva õhtul. Et kindlasti vaadake Claudio Ranieri viimase hooaja nii-öelda luigelendu. Vaadake, kas Paolo Dybala veel mängib. Soovite kindlasti mängu vaadata. Või on ta vigastatud, et tuleb hea andmine. Tuleb. Aga meie poolt tänaseks kõik, nii et mõnusad kevadet teile ja toetage tribüüni, ostke meile virtuaalõllesi, subscribe'ige, levitage meie sisu. Aitäh teile! Tšau!